5 tüüpilist viga, mida väiksed ehitusettevõtted Eesti turul teevad ja kuidas neid vältida. Viimane on kõige haigem, mida ma olen Eesti turul siiamaani näinud. Esimene, ei tee ülevaatust ja lihtsalt vorbid pakkumise e-mailile. Käige koha peal, räägige kliendiga, müüge oma ehitusteenus koha peal maha. Isegi kui te saadate läbi meili, siis te ei too pakkumises välja igat rida eraldi. Lihtsalt kirjutate 1200 pluss KM oma ehitustööle, siis olete nii üllatunud, miks te ei lähe pakkumised lukku. Selgitage kliendile ära, kuidas see hinnapakkumine on koostatud. See loob rohkem usaldusväärsust ja saate rohkem müüki ka veel peale selle. Kolmandaks, küsite objekti ülevaatuse eest raha. Jah, objekti ülevaatus võtab aega, võtab kütust, mis peamiselt võtab raha. Aga mis mulje see kliendile jätab, kui sa juba esimese kohtumise eest küsid raha? Neljandaks, järelmüügi puudumine. Ehk siis see, et sa ei helista kliendile peale pakkumise saatmist, see, et sa ei kirjuta talle, põhjus väga lihtne. Kui kliendile midagi ei sobi sinu pakkumise puhul, siis nad tavaliselt lihtsalt lihtsam on neil otsida uus pakkuja, kui vastate sinu e-mailile. Viies, mis on minu arust kõige haigem, on see, et ehitusettevõtted ei absoluutselt praegu jälgi müügistatistikat, mis nad teevad, kui palju müüki neil iga kuu on, mis põhjused neil on, et müük on näiteks vähem, müük on rohkem. Kui sa ei analüüsi statistikat, siis kuidas sa saad teha otsuseid oma ettevõttes, mis viivad sind reaalselt edasi?